Tere! Käes on siis 23. november ja volikogu erakorraline istung. Alustuseks palun teil ka telefonid siis hääletu peale panna, et istung sujuks paremini. Kohal on siis hetkel 17 volikogu liiget, puudub 4. Nii, meil on ette pandud päevakord, kas kellelgi on ettepanekud päevakorra osas? Nii, on see seast seal palun? Mul on ettepanek jätta punktid 4, 5, 6, 7 välja täna, sest et täna on erakorraline koosolek ja need ei ole erakorralised teemad. Kes on Andres Jõesaare ettepaneku poolt, palun käega märku anda. 3 tükki on poolt, kes on vastu? 11 on vastu, kes on erapooletu? 1 on erapooletu. Nii. Kaks ei hääletanud üldse. Kes on siis selle poolt, et kinnitada praegune päevakord, mis meil ees on, palun käega märku anda. 14 on poolt, kes on vastu? 2 on vastu, 3 on vastu. Nii, päevakord on kinnitatud. Esimese punktina siis vallavanema valimine. Vastavalt siis kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja põhimäärusele siis salajase hääletusele valitakse vallavanem. Kas on ettepanekud vallavanema kandidaatide koha pealt? Urmas Kristel, palun. Tere, head volikogu liikmed, head külalised. Mina teen ettepaneku esitada Märjamaa vallavanema kandidaadiks Meelis Välis ja mul on kirjalikult paber anda siis volikogu esimele üle, et Urmas Kristel, Märjamaa vallavolikogu aseesimees. Kas on veel kandidaate? Ja, meil on ka Rudolf Jeegeri, kes siis on paberi, et esitada vallavanema kandidaadiks üle. Kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Kes on selle poolt, et sulgeda nimekiri, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Selleks, et kõik teaksid, kelle poolt siis võiks oma hääle anda, siis palun anname sõna kandidaatidele ennast tutvustamiseks, palun Meelis Välis. Periood ise inimesest oli suhteliselt keerukas, algas täpselt samaaegselt COVID-pandeemiaga ja võib-olla õõresse vaidlus, kus inimestel on keelatud viibida, oli selle töökorralduse käimasaamine üpris keerukas. Räägin natukene siis endast ka, et pärit Pärnumaa. Vanema poolselt pärit samast Märjamaa vallast, tänasest Märjamaa vallastest, pärit Idalast. Koolis olen käinud siis, olen lõpetanud Pärnu Toivola gümnaasiumi, edasi Tartu Ülikooli ja füüsikateaduskonna keemiku ja kutsele. Edasi veel on siis 2007 lõpetatud Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži pedagoogilise nõustamise magistrieriala ja 2016 olen siis lõpetanud ülikooli matemaatika ja olengi põhiliselt enne töötanud siis õpetajana koolijuhina
peale ülikooli lõpetamist suunati Ida-Kooli lõpetajaks. 91–98 olin siis sedasama kooli direktor ka seejuures. Siis 98–99 olin Pärnu-Jaagupi gümnaasiumi direktor ja 99–2002 siis Vidala vallavanem. Edasi olin seotud Kuulamaa keskkooliga kuni siirdumisega siis siia Märjamaa valda. Vidalas olin ma siis ka lühikest perioodi volikogu esimees. Lõpetajana töötasin kõigis Vidala koolides ka. Olen töötanud Vidala Kivi-Vidala koolis, Vana-Vidala koolis, koolis. Perekonnaseis on see, et olen abielus, on 3 poega ja 2 tütart ja 2 lapselast. Ja lisaks siis töötamisele on ka mõned erilised asjad, millega ma täiendavalt tegelen. Laulmisega, mida meeskoolis ja Lihula segaansamblis ega jõula. Ja projektina on meil käimas ta juba 30 aastat üle selle ka viga lõpetatakse grupis osaleda. See on rohkem nagu projekti värku toimub see õpetatud teatrifestival, siis meil käime seal, aga pandeemiat, et on seda lõppenud. Perioodist veel, et COVID-ist ma rääkisin ja eelmine periood oli siis meil ka ühinemisperiood ja suures osas Vidala ja Märjamaa valla ühinemine õnnestus, kokkulepitud suuremad investeeringud said teostatud ja ma arvan, et ka inimesed, kes on andnud siiani tagasisidet selle kohta, siis on selle ühinemisega rahul, see toimus ju vabatahtlikult ja ka selles mõttes, et väiksema partnerina meile tundus, et Märjamaa meiega väga kenasti ka arvestab. Et järgneval perioodil kindlasti soovin järgida Märjamaa valla arengukava koos investeeringukavaga kokkulepitud koalitsioonilepingut ja kõige olulisemaks võtmesemaks kindlasti on koostöö, et ise ma tundsin küll natukene sellest puudu, et eelmisel perioodil oli seda teravust ja neid usaldusi liialt palju. Et ma arvan, et võiksime teha koos head koostööd vallavalitsuse ja volikogu vahel, samuti allasutustega ja kogu kogukonnaga. Ma arvan, et see on oluline, kui me suudame üksteisest lugu pidada ja üksteise vastu ka võtta austava käitumise. Ma arvan, et see viibki meid selleni, et me pigem räägime kui Märjamaa heast elukeskkonnast, töökeskkonnast ja suudame seda reklaamida väljapoole. Praeguseks lõpetan küsimuste võimalus. Kas on küsimusi? Andres Jõessaar, palun. Mul on üks küsimus, et olid 2 aastat peaaegu ametis, et mis on sinu suurem kordaminek sinu arvates selle 2 aasta jooksul? No ma arvan, et ikkagi see tähendab see ühinemislepingu lõpetamine, ka selle toime, mis on täidetud, samuti üsna kenasti saime hakkama ka selle kriisi haldamisega ja koguni ka selle
maakondliku kriisikomisjoni juhtimisega, mis tuli nagu väga ootamatult meie kätte kohe juba 1. sügisel. Kuna see toimub rotatsiooni kaupa, et iga aasta on erinev vald juhib kriisikomisjoni aasta septembrist või selle aasta septembrini. Toimetasime sellega ja ma usun, et ka need investeeringud, vähemalt spordihoone, mida oodati Märjamaale kaua, see on see ühistöö riiv, mitte ainult viimase vallavalitsuse töö, vaid kogu selle perioodi vältel toimetanud inimeste töö. Et see toimib hästi täna ja seda oli Märjamaale ka väga vaja. Igala poolt kindlasti oli olulisem investeering siis see keelekülitusteen, mis käesoleval sügisel valmis 2 Vana-Vigala keskuse vahel. Andres Jõestab, teine küsimus. Teine küsimus, aga mis on sinu arvates kõige suurem ebaõnnestumine sinu 2 aasta jooksul? No ma ikkagi pean samamoodi seda poolt nagu enda jaoks nagu ebaõnnestumiseks, et väga palju on ikkagi mitmete asjadega olnud hilinemisi, mis oleks võinud, räägime hangetest näiteks, siis oleks võinud olla õigeaegselt ja ei peaks nagu tundma kogu aeg ärevust selle üle, kas need hanked saab täidetud ja kas nad ka ellu rakenduvad. Ma saan aru, et uuel perioodil seda jama ei juhtu siis, mis siin täna on? Loodan küll ja arvan, et see nii on. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ruudlap Peeter, palun. Jaa, suur tänu esituse eest, muljet avaldab CV muidugi, aga mul on selline küsimus, sa mainisid ära ühe prioriteedi, milleks on koostöö järgmise sinu töös. Et oskad sa veel öelda, mis võiks olla veel 2 prioriteeti, millega sa nagu valla juhtimisel erilist tähelepanu rõhkusel? No ma arvan, et oluline kindlasti on ka meie lubadustes välja toodud investeeringute viimised. Need on ka tegelikult natukene juba pooleli, toome siin välja Märjamaastut staadioni, jäätmejaama ja kindlasti muusika kunstikooli. On oluline valdkond, mis ilmselt vajab vägagi poole peale konvertamist on see teine valdkond, mis on oma olemuselt maha jäänud oluliselt. Nii, Ruudlap Peeter, teine küsimus, palun. Selline küsimus, et sa oled nii pikalt sees haridussüsteemis, kui me vaatame täna nagu seda, mina nimetan seda muidugi haridusreformiks, erinevad erakond nimetavad seda koolivõrgu korrastamiseks ja optimeerimiseks ja milleks iganes. Et milline on, just äsja lugesin õpetajate lehte, kus ennustati, et Rapla maakonnas koolivõrk kuivab järgmise 20 aasta jooksul kokku 40%. Et milline on sinu nägemus selle koolivõrgu optimeerimisele või korrastamisele ja kas sa siin näed nagu otsest ohtu Märjama gümnaasiumi muutumiseks 9 klassiks? Jah, sellest optimeerimisest on räägitud päris pikalt ja olen selle optimeerimise vastane ise olnud, sellepärast, et olin veel väiksemist gümnaasiumist direktor ja tänaseni seal toimib see gümnaasiumaste, et ilmselt paljud omavalitsused läksid sellega kaasa, et saada rahaline katte oma siis alles jäänud põhikoolide korrastamiseks loobudes gümnaasiumiastmest, mis tegelikult ei ole päris õige. Selles mõttes, et ka maalastel on õigus haridusele ja kõigil ei ole võimalused käia kuskil kaugel kodust koolis. Et seetõttu peaks ikkagi säilima sellises suures piirkonnas, kus ka on täna olemas õpilased ikkagi ka gümnaasiumiaastel. Et lähemalt aastate jooksul küll ei näe, et see aasta oleks ohus, et peaks olema katte õpilaste tulemiseks, kui loomulikult riik
tooma käsku sisse, nii nagu see 2000. aastatel, kui ta tahtis sunniviisiliselt gümnaasium kinni panna ja ainult jätta Riigi gümnaasium. Ruudla veel kolmas küsimus. Ja sellest kolmas küsimus, et ei ole saladus, et haridusministeeriumis toimuvad praegu väga suured reformid või reformid, siis see koridoris tulutatakse päris kõvasti ja Liina Kersna paneb sinna kõvasti oma meeskonda ette otsa, et kas sa ise Reformierakonna liitlane ja nüüd nähes seda, mis siis praegune valitsuskoalitsioon teeb, ma olin suht kindel, et see, nagu sa ise mainisid, et see samane versioon, küll võib-olla pehmemas versioonis, et piitsa räägib, et kui te teete seda, siis te saate seda, et kas sa seal näed nagu oma erakonnaga konflikti, kui nad peaks midagi sellist tegema? Kui nad midagi sellist teevad, siis on küll märgu. Suur tänu. Kas on veel küsimusi? Mina tahaks küsida, et mainisite, et eelmisel perioodil on luhtunud mõned hanked ja loodame, et seda nüüd edaspidi enam ei juhtu. Minu küsimus on see, et kas nende hangete korraldamise üle on piisavalt jõudu, et järelevalvet teha ja mis see siis oli see põhjus, et miks need hanked võisid luhtuda? Näiteks kultuurivaldkonnas just seal Varbola kultuurimaja, et ma ei lugenud kusagilt välja ka, et ainult see oli nagu mainitud, et ta on luhtunud, ta nagu läheb edasi võib-olla, aga mis see põhjus oli? Kas seal on isikutes siis kinni asi või mis sellega plaanis on siis nagu teha? Need hanked muidugi ei ole luhtunud selles mõttes, et need on tulnud riiklikest COVID-rahadest ja nende hankete periood saab kesta siis järgmise aasta lõpuni. Lihtsalt praegu, kuna meil ehitusinsener on ka tegelikult päris raskelt COVID-is, siis me otsustasime ümber vangerdada need rahad Märjala staadionile, et me ei kaotaks neid riigile ja kuulutame hanked välja nii Varbola rahvamajale kui ka lasteaedale, mida nagunii me ei oleks teostanud sellel aastal, vaid järgmise aasta suhtes. Aga inimestest ilmselt ka, ega luhtumid ei ole nii palju, aga tegelikult on niisugune noaserval käimine, kui nad oma tähtajana jäävad väga viimasesse teadmisse. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Palun enese tutvustamiseks Üro Olm, palun. Üro Olm kõik enam rääkida seda. Nii pikalt muidugi oma tsiviili järgi rääkida. Üks asi, mis ma võiks öelda, et kui ma vaataks valla vanemas, siis ma kindlasti vaataks päris põhjalikult üle struktuuridest, sest struktuur on nii aegunud juba ja kõige suurem probleem selle juures on kas või see haldusosakonna kuulumine vallavalitsuse struktuuride. Me näeme siin juba Heino poole pealt ära, ta pidi töölt ära minema selle, et volitusse kuulda. Miks selline asi peaks olema, see on aru ametnikel küll, aga Heino on nüüd amet. Et see on üks ja siis muidugi tuleks vaadata ka kõik ametikohad täpsemalt üle ja analüüsida, millised üldse on vaja, millised ei ole. Ja kindlasti peaks vähenema see ametnike arv ja selle arvelt saab suurendada alles jäävad ametnike palvas. Palju rohkem ei peaks küsida. Nii, kas on küsimusi? Andres Jõestra, palun. Mul on ka Ülo sulle üks küsimus, et proovisid ka vallavanema tooli natuke aega. Et mis suutsid korda saata selle natukese ajaga? Liit aeg. Jah, nagu öeldi, et minutil 2 kuu jooksul oli laiva rida järgi, mitu inimest läks ära. Aga need olid ka soovitud, oli ka soov, et varvaneda, see oli haridusnõunik ja õigusnõunik. Et see oli nagu kokku lepitud asjad. Siis oli koolidirektori paika paneb tagasi, oli samamoodi, see oli kokkuleppega. Põhimõtteliselt ega see on
üht-teist sai muidugi tehtud, üks asi muidugi sai tehtud ka selle Oru 2 projekt, lammutusprojekt, et saaks, kui vähegi võimalik, et saada rahasid peale, riigi rahasid, et saaks selle kiiresti lammutada vaja. Revoltida seda pole võimalik ja hoida pole ka mõtet. Ja Andres Jõhtsar, teine küsimus. Aga suutsid ebaõnnestuda ka mingi asjaga siis? Polistasid mõne ändriga läbi? See oli kahe kuuga polistada. Okay. Selge, aitäh. Nii, Raidi Laatser, esimene küsimus. Ei, ma tahtsin lihtsalt küsida, et minu arust on meil ametikohti vallas praegu nii palju täitmata, et sealt veel kedagi vabastada nagu, ma ei tea, nüüd on küll, aga ma lihtsalt ütlen, et minust meil oli ehitusinseneri, täna on 2 valla peale ehitusinsener, ma kuulsin esimest korda, on nagu haige, et pigem on nagu probleem selles, et meil ei ole need tähtsad ametikohad täidetud. Aga või tahtsite midagi, muidu on nii, et seal, kui on sellised ametnikke, keda võib-olla ei oleks vaja, siis on need kindlasti sellised, mis ehitusinsenerist ei sobi. Et need ei ole ühitatud siis. Triin Matsalu, esimene küsimus, palun. Ma küsiks, et sa rääksid, et struktuur on aegunud ja minu arust see struktuur alles mõned aastad tagasi sai tehtud, aga mis ametikohad need siis täna on, mis sa näed, mis ei oleks vallavalitsuse struktuuris vajalikud ja kuidas siis selle KOKS-i järgi valla kohustuste täitmise siis korraldatakse? Praegu ma näen näiteks inspektor, mis minu arvates... Sellist ametikohta ei ole meil? Meil on ikka. Järelevalvespetsialist on ehk inspektor põhimõtteliselt. Et praktiliselt selle saab jaotada seal täielikult laialt need ametid. Saab keskkonnaspetsialist sellega tegeleda, saab teedespetsialist sama asjadega tegelikult praegu need käivad, sõidavad lihtsalt 2 ringi, et üks on siis järelevalvet ja teine siis nagu autojuht. Teine on siis välissuhete spetsialist. Et ta küll on kodulehte andab ka selle jaoks eraldi inimesed pidada, kas on selle sõidu. Siis on see jooksu pealt sellised. Kas on veel küsimusi? Jah, Urmas Kristapa. Me tegime 2 kuud sinuga kenasti koostööd ja siis ütlesid, et sul ei ole muud aega olnud, kui ainult allkirjastada dokumente, et kui sa nüüd 4 aastat peaks ainult dokumente allkirjastada, siis tööd ei saa üldse teha. Ei, seal ongi, mille pärast ta ütles, et seal ongi, et paljud asjad ei peakski tulema sinna vallavanema allkirjastamisel, mis paljud asjad võiks olla otse osakonna juhatajatel allkirjastamisel, mitte vallavanema. Et vastutust tuleb jagada lihtsalt. Kas on veel küsimusi? Kas selle jagatud vastutusega ei või tekkida selline olukord, et jälle lõppkokkuvõttes tekib nii, et keegi ei vastuta jälle mitte praegu minust on just nii, et kui kõik kirjutavad allkirjad teadest, ongi jagatud vastutus, et pärast ongi, et kus ma sain midagi teha, et teised kirjutasid all, ma kirjutasin ka. Et selles mõttes ongi praegu jagatud vastutus. Kas on veel küsimusi? Ei ole, aitäh. Selleks, et siis vallavanema valimist läbi viia, selleks teen ettepaneku moodustada siis 3-liikmeline häältelugemiskomisjon. Teen ettepaneku Villu Karule, Urmas Kristalile ja Anneli Ülemaatele olla siis häältelugemiskomisjoni liikmed. Kas on teisi ettepanekuid? Ei ole, siis kes on selle poolt, et moodustada häältelugemiskomisjon? Nemad hääletada ei lõiks komisjon. Ikka tohivad. Anname ikka neile selle võimaluse. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Nii, kõik on poolt. Nii, hääletamiseks on siis aega 10 minutit. Vallavanema valimise häältelugemiskomisjoni protokoll. Märjamaa valla vallavanema valimiseks moodustati häältelugemiskomisjon koosseisus esimees Villu Karu, liikmed Urmas Kristal, Anneli Ülemaate. Häältelugemiskomisjon tegi kindlaks järgmist. Valmistati ette
21 hääletamissedelit, kandidaatide nimekirja kanti Meelis Välis, number 1 ja number 2 Ülo Olm. Igale volikogu liikmele väljastati 1 hääletamissedel. Kokku väljastati 19 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli selles 19 hääletamissedelit, milles 19 olid kehtivad. See tähendab, sedelil oli kirjutatud kandidaadi number ja 0 rikutut või tühjad, tähendab siis, neid ei olnud. Hääletamistulemused olid järgmised. Kandidaat number 1, Meelis Välis, 12 häält. Kandidaat number 2, Ülo Olm, 7 häält. Ja häältelugemiskomisjoni nimed koos allkirjadega on lisatud. Sellega on siis valitud Märjamaa järgmiseks vallavanemaks Meelis Välis. Palju õnne veel kord ja jõudu siis. Minu otsa. Nii, järgmise päevakorrapunktina on siis volikogu alaliste komisjonide moodustamine ja ettepanek moodustada siis järgmised volikogu alalised komisjonid. Majanduskomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon ja revisjonikomisjon. Kas on ettepanekuid? See ei ole. Läheme siis hääletamise juurde, kes on selle poolt, et moodustada järgmised volikogu alalised komisjonid. Majandus, haridus, kultuur, sotsiaal- ja revisjonikomisjon. Palun käega märku anda. Kõik on poolt. Nii, sellega on otsus vastu võetud. Nii, nüüd jõuame kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on siis alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine. Teeks niimoodi, et ma ütlen komisjoni, siis kui on ettepanekud selle esimehe kohale, siis esitada palun. Et palun esitada majanduskomisjoni esimehe kandidaat. Kas on ettepanek? Meelis Välis, palun. Nii, kas on veel? Majanduskomisjoni esimeheks Jessar. Andres Jessar. Nii, kas on veel ettepanekud? Ma teen ettepaneks aseesimeheks Raivi Laas. Te kõik võistlete praegu esimehe koha pealt, nii et selles mõttes. Et te saate, igaüks saab ühe hääle anda ja kõik, kes saab rohkem hääli, saab komisjoni esimeheks, kes saab teise arvu hääli, saab aseesimeheks. Et igal ühel on üks hääl ainult siin hääletamisel. Nii, kas on veel ettepanekuid? See on nii populaarne komisjon. Rohkem vist ei ole. Paluks ettepanekuid hariduskomisjoni esimehe kohale. Teen ettepaneku esitada hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks Darja Lehtsalu ja Priit Kärsna. Mõlemad on esimehe koha peal. Esitati 2 kandidaati. On võimalik lisada veel 3. kandidaat või... Nii, kas on veel kandidaat? Nii, puudab Jessar, palun. Esitan hariduskomisjoni esimeheks Anneli Ülemante. Kas on veel? Ei ole. Nii, palun ettepaneku kultuurikomisjoni esimehe kohale. Volikogu liige. Jaa. Nii, meil said palun. 2 kandidaati esitatud selle kohale, Ants Nõrvalt ja Otto Valliina. Kas on veel ettepanekuid? Ruudlap Jessar, palun. Esitan kultuurikomisjoni esimeheks Aavo Lumi. Nii, kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Palun sotsiaalkomisjoni esimehe kandidaate esitada. Nii, Villu Karu, palun.
esitan Märjamaa vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaadiks Kalle Teegiri ja Triin Põri. Kas on veel Ülo Olval? Esitan kandidaadiks Rudolf Nii, palun, kas on veel ettepanekuid? Ei ole. Palun kandidaate revisjonikomisjoni esimehe kohale. Ma teen ettepaneku Ülo Olmi. Puudab Keeser. Ei ole ettepaneku. Võeti ära napasti. Nii, kas on veel ettepanekuid? Siin peab aseesimees kindlasti olema. Ülo on. Nii. Kuidas esimene kohale ka Raini Laasri? Taandan ennast sellest. Nii, kas on veel ettepanekuid? Üks papel toona. Jah, pakkuge veel üks. Palun üks veel. Sellel komisjonil peab olema ka esimees ja aseesimees, neid valitakse koos. Rudolf, sa ei taha? Ma teen ettepaneku. Mulle piisab ühest komisjonist. Meil rida lühike. Nii, Urmas. Mina teen ettepaneku Ats Nõlvak. Nii, teen ettepaneku siis kinnitada või sulgeda siis nimekiri. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Ja, kõik on poolt. Nii, tuleb moodustada häälte lugemiskomisjon. Teen ettepaneku Villu Karu, Urmas Kristal ja kas Sander on nõus? Jah, Sander Saalist. Nii, kes on selle komisjoni poolt, palun käega märku anda. Jah, kõik on poolt. Nii, seekord on siis, kuna valitakse väga mitut inimest korraga, siis hääletamisperiood on pikem, on 20 minutit. Palun võtke aega, vaadake ja et siis kiirustada pole vaja. Häältelugemiskomisjon võib sedelid välja jagada, ma panen selle aega nimed seina peale ja siis saab protseduuriga edasi minna. Jah, et palun me enne mitte midagi teha, kui nimesi seina peal ei ole. Märjamaa vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise hääletamise protokoll. Märjamaa vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimiseks moodustati hääletamiskomisjon koosseisus Villu Karu, esimees ja liikmed Urmas Kristal ja Sander Saaliste. Esiteks, kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Hääletamiskomisjon tegi kindlaks järgmist. Valmistati ette 21 hääletamissedelit. Kandidaatide nimekirja kanti kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimed vastavalt esitamise järjekorrale. Number 1 Ats Nõlvak, number 2 Otto Linna, number 3 A.O. Lumi. Igale volikogu liikmele väljastati üks hääletamissedel, kokku väljastati 19 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli selles 19 hääletamissedelist, millest 19 olid kehtivad ja 0 rikutud. Hääletamistulemused olid järgmised. Ats Nõlvak 11 häält, kandidaat number 2 Otto Linna 1 hääl, kandidaat number 3 A.O. Lumi 7 häält. Teiseks, hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Hääletamiskomisjon tegi kindlaks. Valmistati ette 21 hääletamissedelit, kandidaatide nimekirja kanti hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimed vastavalt esitamise järjekorrale. Number 1 Tarja Lepsalu, number 2 Priit Kärsna, number 3 Anneli Ülemaate. Igale volikogu liikmele väljastati üks hääletamissedel, kokku väljastati 19 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli selles 19
hääletamissedelid, millest 19 olid kehtivad ja 0 rikutud. Hääletamistulemused olid järgmised. Kandidaat number 1 Darja Lehtsalu 11 häält, kandidaat number 2 Priit Kärsna 1 hääl, kandidaat number 3 Anneli Ülemaate 7 häält. Kolmandaks, sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Hääletamiskomisjon tegi kindlaks järgmist. Valmistati ette 21 hääletamissedelit, kandidaatide nimekirja kanti sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimed vastavalt esitamise järjekorrale. Number 1 Kalle Teekivi, number 2 Triin Põri, number 3 Rudolf Jeeser. Igale volikogu liikmele väljastati 1 hääletamissedel, kokku väljastati 19 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli selles 19 hääletamissedelit, millest 19 olid kehtivad ja 0 rikutud. Hääletamistulemused olid järgmised. Kalle Teekivi 12 häält, kandidaat number 2 Triin Põri 1 hääl, kandidaat number 3 Anneli Ülemaate 6 hääl. Rudolf. Ma vabandan, siis ma eksin siin kirjutamisel. Jah, Rudolf Jeeser, vabandust. Minu iluga täitsin. Nii, neljandaks. Majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Hääletamiskomisjon tegi kindlaks järgmist. Valmistati ette 21 hääletamissedelit. Kandidaatide nimekirja kanti sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimed. Ja majandus. Seal on valesti või? Siin on siis kirja viga sisse jäänud. Jah. Parandame. Tõbake maha. See oli ette valmistatud. Ma ei valmanud seda. Ja kandidaatide nimekirja kanti sotsiaalkomisjoni majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimed vastavalt esitamise järjekorrale. Number 1 Triin Matsalu, number 2 Kalle Teekivi, number 3 Andres Jõessa, number 4 Raivi Laasel. Igale volikogu liikmele väljastati 1 hääletamissedel. Kokku väljastati 19 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli selles 19 hääletamissedelit, millest 19 olid kehtivad ja 0 rikutud. Hääletamistulemused olid järgmised. Kandidaat number 1 Triin Matsalu 11 hääl, kandidaat number 2 Kalle Teekivi 1 hääl, kandidaat number 3 Andres Jõessa 7 hääl, kandidaat number 4 Raivi Laasel 0 häält. Viiendaks, revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Hääletamiskomisjon tegi kindlaks järgmist. Valmistati ette 21 hääletamissedelit. Kandidaatide nimekirja kanti revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimed vastavalt esitamise järjekorrale. Number 1 Ülo Oll, number 2 Ats Nõlva. Igale volikogu liikmele väljastati 1 hääletamissedel. Kokku väljastati 19 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli selles 19 hääletamissedelit, milles 19 olid kehtivad ja 0 rikutud. Hääletamistulemused olid järgmised. Kandidaat number 1 Ülo Oll 18 hääl, kandidaat number 2 Ats Nõlva 1 hääl. Hääletamiskomisjoni liikmete nimed ja allkirjad on siis lisatud. Sellega on siis otsus selline, jõudu siis esimeestele, aseesimeestele komisjoni juhtimisel. Järgmine ja aitäh ka komisjonile häälte lugemise eest. Saadab ringigema paberi, kuhu siis saab oma soovist komisjoniga liituda, siis kirja panna. Aga järgmine päevakorrapunkt on siis vallavalitsuse hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine Märjamaa vallale elektrienergia ostmine 1. jaanuar 2022 kuni 31. detsember 2022. Ettekandja Margus Vaher, palun. Tere jõudu, uus volikogu. See on Marka. 9 kuusi sees ja 9 on Nord Vertsets. See on meie iga-aastane hange,
klassikaliselt toimunudki novembrikuus. Ja ostame järgmisel aastal endale elektrienergiat, aga hange toimub sellele teenusele, Andres, ole uuendused. mida börsilt elektrienergia ostmisel ettevõtted siis meile teenuse vahendamiseks kulusid teeb. Me peame seda nõusolekut volikogult küsima, kuna järgmise aasta eelarve vastu võtmata ja selle jaoks tuleb meil küsida teist luba. Eelnõus on ära toodud objektid, mis siis on veel praegu liitumislepingutega hõivatud ja võrdluseks võib nii palju öelda, et 20. aastal ostis Märjamaa vald Eesti Energia aktsiaseltsi elektrienergiat 1,5 miljonit kilovatt-tundi 168 285 euro eest ja sellel aastal, 21. aastal on meie partneriks Elektrum Eesti OÜ ja tema teenustasu on siis 0,588 eurot megavatt-tunni eest. Ütleme, kui see käive läheb 200 000-ni, siis ligikaudu 800 eurot. 1000 eurot oleneb nüüd, mis hankes meil pakkumine tuleb. See on nüüd siis aastaks 2022. Et eeldatav kulu on 150 000 kuni 200 000 eurot elektrienergia eest ja siis 800 kuni 1000 eurot võib tulla siis see teenustasu. Kõik küsimused? Nii, Tiit Kärsna, palun. Aitäh, Margus. Selles suhtes ma soovitan kõigil volikogu inimestega punktidele igaks juhuks oma siin peale lisata. Ütleme, see eelnõu selles suhtes on praegu seletuskirja osas on siin punkte sees, mis siin olema peaks, et ütleme, Vigala hooldekodu eelmises hankes juhtus nii, et Vigala hooldekodu läks, pandi jõuga Märjamaa valla hankesse, kuigi hooldekodu oli siis iseseisev osaline, põhimõtteliselt Margusel on tugev autoriteet, et võite katsetada, andke enda punkt sinna hankesse ja pange tähele, et see täiesti rahumeeli Märjamaa valla nimel tehakse see liigutus sealt ära. Ja põhimõtteliselt täna on see meil võrratud kordsakilse ja 316. Ja need parandused on vaja nüüd sisse viia. Aga minu mõte on see, mida ma rääkisin tegelikult tükk aega tagasi, et kui me teeme nüüd aastaks hanke, et praegu, kui te vaatate, nagu mis elektriturul toimub, siis ilmselgelt aastavahetus ei ole mõistlik aeg nagu elektrilepingute sõlmimiseks ja vaadates, mis täna börsil toimub, et kuigi ütleme, retoorika on see, et börs võidab pikas perspektiivis alati fikslepinguid, siis paraku näiteks üks Elektrimi Alexela vähemalt paar-kolm aastat tagasi nende oma teenindusjaamad olid just fikslepingud. Ja täna, ütleme, on ajakirjandusest ka läbi käinud siin üks või teine elektrimüüja ka seoses siis on just ärikliendid on värvanud näiteks spaad, kellel on suured elektrikulud, et nende nagu fikslepinguid nagu
jõuga muudetakse, aga ma toon lihtsalt väikse võrdluse, et kui ma võtan täna nagu päevahinna, siis sama Vigala hooldekodu, kes ei fikslepingusse, maksab täna 5,5 senti koos käibega elektri kilovati eest. Tänane päevahind oli 15,5 pluss käive, aga selles suhtes ei ole kõik, et kuna mul on koolisöötla, siis mis põhiliselt hakkab siis peale 8 tegutsema, et 12 toitu valmistada, siis siit on näha siis 8-9-ni 18,5 senti pluss käive, 90-ni 24,8 senti pluss käive. Ehk ütleme, olenevalt erinevate asutuste tarbimisprofiilist, et see vaba raha, mis me põhimõtteliselt maksame nendesse nagu börsihinnaga, et kui kellelgi on paremaid ideid, et kuidas nüüd ajastada, mis süsteeme kasutada, et ütleme ka Matsalu veevärk, kus me oleme nõukogus sees, ei maksa kõike börsi järgi. Põhimõtteliselt börsi probleem on täna ka see, et päeva jooksul see on täiesti ette prognoosimatu ja ütleme, suured tarbijad, mis meil näiteks kooli puhul on elektripliidid, siis see on päris metsik, mida me elektri eest praegu maksame. Et see on selle, ütleme, börsiteema probleem, mis on siin järjest süvenenud viimase paari aasta jooksul just seoses börsihindadega ja me täna ei tea nagu küll need üldse jõuavad. Tähelepanek, mul ei ole häid valmis lahendusi, aga ütleme see meie rahakotile on suht nagu hävitavalt mõeldes. Ma vastan sulle. Sul on tipu ja siis madalseisu hinnaneks. Hea oleks teada võrdluseks aasta keskmist. Aritmeetilist keskmist. Kui Jaanika keerab mul need seletused natuke kõrgemale ja poistel on kalkulaatorid taskus, võtke praegu see 168 285 eurot ja jagab 1,595 miljoni kilovatt-tunniga. Saate keskmiselt 11 senti aasta keskmise hind. Aga Vigala hooldekodu maksab täna aasta keskmist 5,5 senti koos. See on vana fiks. Kui sa täna teed lepingu, siis loomulikult me ei saa sellist, ma ütlen, et mina tegin septembris ise fiksi ümber, kus mul öö on 8,2 koos käibega, päev on 12 ja ma olen tugevas plussis põhimõtteliselt sellest ajast saadik võrreldes börsiga. Ja ega fiksi hinnad tulevad viimisega järgi. Nii ta on. Praegu on neid lepinguid rõõmsalt need müüjad ringi ei tee. Et ütleme aasta vahetusel, kui on just see, ütleme, tippperiood ja talv on ilmselgelt ka fikseerimiseks väga halb aeg. Selleks peab keset suve tegema. Täna enne jõulu, täna sa ei saa ühtegi fiks hinda normaalselt enam. Kas on veel küsimusi ettevõtteid? Ja need 2 objekti lähevad nimekirjast välja, ma Jaanikale saatsin, Jaanika ei jõudnud presentatsiooni vahetada, need tulid täna just. Aga ma just mõtlesin, et kui kellelgi midagi silma jääb, visake peale ja pilt peale seda pärast. Ja alati on abi tere tulnud. Aga lähme siis küsite nagu, küsite ainult börsihinna pakkumist või küsite ka fikshinna pakkumise kõrvale? Ei, küsime praegu ainult börsi. Võiksid alternatiivpakkumise teha fikshinnaga, mis nad fikshinnaks pakuvad? No, kuidas volikogu ja ettevõtjad, kes siin tegelevad elektrienergiaostuga. Võtan seda kui ettepanek. Küsimus on ju ikkagi nagu sul võrdlevat momenti, et täna, kui me küsime ainult börsihinda, siis me saame ainult börsihinnana. Võib-olla nad teevad selle siukse ulme pakkumise siis fikshinnaga, mida ma ei usu, aga kindlasti tasub seda võiks kombata vähe. unistada sellest ilusast fikshinnast. Pakkumise võiks ikka võtta. Ma ei tea muidugi, mis täna
hankesse 2 rida sisse. Ega me saame pakkumise fikshinnale, börsihind sõltub börsist ja börskäibest, aga meile see teenustasu jääb ikka samaks. Olenemata nüüd fiksist või börsihinnast. Erinevad elektrimüüjad pakuvad erineva teenustasuga seda samas. Aga nad pakuvad erinevad teenustasusid, kus juures nad on üksteisele väga lähedal. Nii, kas on veel kellegi küsimusi või ettepanekuid? Ehk me pimedaks ei saa jääda ju. Jah, aga lähme siis hääletamise juurde. Kes on selle poolt, et valla valitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks antakse nõusolek, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Nii, järgmine päevakorrapunkt on siis valla valitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine Märjamaa valla elektripaigaldite käidu korraldus ja hooldus 2022-2025 ettekandja Margus Vaher, palun. Tänan. Käidukorraldusteenus toimub meil nüüd jämedalt iga valimisperiood, kõik need aastad, sellisel juhul 22-25 on praegu ettepanek. Peale hanke korraldamist lepingu sõlmimiseks 4 aastaks. Ja miks me oleme sellega alati olnud siin aasta lõpus, iga 4 aasta tagant või 3 aasta tagant, et see uus volikogu, kes on just rahva poolt valitud, võtaks endale kohustuse, millest aga midagi teab. Mitte, et ei ole nii, et eelmine volikogu võtab ja uus volikogu tahab seda täitma. Sellepärast on see praegu teie ees. Käidukorraldusteenus on nendele elektripaigaldistele, mille liitumis amperaaž ületab 100 amprit. Ja siis on siin veel need asutused, kus on tulnud asutuse juhi poolt endalt soov ja ma mõtlen neid alla 100 ampriseid asutusi. Ja siis mida me oleme pidanud vajalikuks, kuna seal asutuses on lihtsalt kasutus suur, rahvamass, kes sealt läbi käinud suur. See teenus 4 aasta peale läheb meile maksma eeldatavat 50 000 eurot. Siin on natukene rohkem pakutud, kuna tegelikult praegu on jämedalt 1000 eurot kuus. Tegemist on siis 48 kuuga. Ja käidukorraldusteenuse seletuskiri on siin ära toodud, kui keegi luges. See on põhiliselt kõikide elektripaigaldiste kontroll, testimine ja dokumentatsiooni korrastamine. Neid kõik küsimused. Palun, Andres Jässer. Seda, et ma ei näe sul siin nimekirjas tänavavalgustusi, et need tänavavalgustused peaksid ka käidukorraldus alla minema. Ei lähe. Tänavavalgustuse hange on meil eraldi. Käidukorraldus ja hooldus. Seal on käidukorraldus nagu eraldi. Koos hooldusele. No tänavavalgustuse hooldus ja korraldus, see on 32 objekti. Et seda me oleme teinud eraldi, praegu on meil selle peale hooldaja ja käidukorraldaja olemas. Palju tänane leping on käidukorraldusele? Tänane leping käidukorraldusele ei jälle 1000 eurot kuus. 12 000 siis? 800 eurot kuus.
kõikub. 10 000. Ja kuidas sa nüüd 50 000 siis paned? Ei, ma eeldan, et ta mahuks pakkumisse ära. Kui ta ei mahu ära, siis ma ju pean volikogu uuesti suhtuma täna. See on eeldus, sest turul on hinnad tõusnud. See on riigi hange. Siit tuleb kõik läbi. Siis on veel küsimus, et sa praeguse käitukorraldusega oled rahul, sest et mul on info nagu, et see tegelane ei tee mitte midagi peale. Kuidas? Praegust ei tehta nagu peaaegu midagi selle käitukorraldus. Lihtsalt võetakse arvet 8 tulli ja kõik. Seda ei saa öelda, et ei tehta, siis allasutustes oleks häire üleval. Allasutused praegu suhtlevad käigukorraldajaga ehk Eesti Energia. Eesti Energia väidetavalt on Eesti parim käigukorraldaja, aga kindlasti sõltub see isikust, kes töövehest, kes seda käiku korraldab, kes seda käiguhooldust teeb, kes need hetki paigaldisi hooldab. Triin Põrina on siin kindla peale vastata, et nad ei kuula meid, nad ei teavita asutusi enne, kui nad kohale saabuvad. Siis võib juhtuda, et asutus on hoopis suletud, kuna on koroonaaeg, karbonaeg, Covidi aeg. Ja indeks võib panna 3, mitte 4 ja 5 Eesti Energiale selle tööst. Kas me saame kuidagi hankes püstitada paremat küsimused siis, et kuidas paremini seda teenust osta? Mitte ainult hind, et me lähme alati kõigepealt teed, et ainult hind on tähtis. Ja no vot, need samad punktid, mis siin tehnilises kirjelduses on, need tuleb täita. Me saame hankes küsida ainult nende täitmist. Me saame, tähendab isegi lepingus on meil kirjas lepingu teikus, et sa tuled kohale ja sa võtad kontakti ja kõigiga on kontaktid, kõikide asutuste kontaktid on saadetud välja, et jah, kõige parem on siis, kui me teame, mida me tahame ja et me lähme teeme selle töö nende eest ise ära. Koolitame. Katriin näiteks täna keski mul minu juures selle probleemiga siin vaheajal, et Katriin koolitab praegu seda meest, kes tema elektripaigalduse hooldust teeb. Raivi. Üks võimalus on muidugi see, et ta võtab valda tööle elektriku korraliku pädevusega, hooldab meil tänavavalgustuse ära, teeb tänavavalgustuse käigu ära, teeb allasutused ära ja teeb allasutuste elektripaigaldaste remondiga. Need väiksemad tööd. Seda on liiga palju tahta. Nii, Raivi Laater. Et mis alusel see hind kujudab või mis need kriteeriumid on seal? Amprikandu järgi või? Üldiselt väga õigest pärast on siin tabelis amprit toodud. Nende amprite järgi määrataksegi ära elektripaigaldise suurus ja hinnapakkumises nad selle ampri järgi millega liikutud on. See hinnapakkumine. No näiteks me valgus läksime ju selle pelleti kütte peale, meil ei ole enam vaja seal 2 korda 100 amprit. Võib-olla, ma lihtsalt küsin, et no, et siis võiksime ühest 100 loobuda võib-olla. On, aga me oleme ühe sellise operatsiooni teinud. Muidugi, mis me saame teha? Me saame peatada liitumist, et meil jääb liitumispunkt alles. See on nüüd kriisi olukorras või avarii olukorras, kui meil katlamaja lendab või tekib mingi tarne häda, me saame kütta elektri. Jah, aga seda ehmust niimoodi ei hoida, et kas see on väga mõistlik, ütleme Märjamaa gümnaasium, et kas see 1000 on ikkagi seal, ma saan aru, nüüd on uus hoone ja kõik jutud, aga tegelikult me kütame seda ju ikkagi oma katlama või kaugküttega. Ei, oma katlamaja on gümnaasium. Jah, kas see 1000 on õigustatud seal, et midagi võiks seal, muidugi Alparit tagasi osta. Spordihoone, praegu ongi nii, et spordihoone võtab kuskil üle 300 amprit
gümnaasiumile 300 ampri, me saaksime loobuda gümnaasiumist 300 amprist. Aga kuna tuleb ka staadionile tuleb ka tarbimine järgi, staadionile võib tekkida, tulevad prožektorid kindlasti, staadionile võib tekkida mingi hooldushoone, kohtunike hoone, tribüün. No, me saame peatada nii kauaks, sest et ampri maksame tasu. Jaa, me saame peatada. Pealegi on seal see asi ka, et ega kui õhtul lambid põlevad, siis koolitööd ei toimu, sest pimedal ajal ainult erinevatel aegadel on tarbimine. Ma ütlen seda küll. Me oleme ühe sellise operatsiooni teinud. See on nüüd Varbola kool, lasteaed algkoolis. Peatasime selle liitumise, mis on nende elektrootkatamajaga seotud. Ja siis me loobusime Sipa Ladna, lasteaia Sipa mõisa elektrootkatlamajast. Et seal me saime amprid väheks, aga vähemaks. Aga ma ise arvan, et kriisi olukorras või avarii olukorras oleks hea, kui meil on amprid olemas, et meil loob. Lõppkokkuvõttes me peame arvestama sellega, et võib-olla siis on targem kriisi olukorraks üks generaator osta, et see maksab umbes sama palju, kui me praegu tühja maksame ehku peal. Ja samas on lepingus selgelt sees, et ega nad üle 24 tunni ei tohi ilma hoida. Siis on juba nende asi see generaator sinna kohale vedida. Ma lihtsalt ütlen, need on nüansid, et millega võib mõelda. Antud juhul see 100+100 kool on väike kool. Et me saame seal kooli direktoriga koos üle vaadata, palju ta saab vähendada. Kindlasti me ei saa neid liitumise mõlemaid õpetada, kuna mõlemad liitumist on tarbimine tara, siis peaks elektripaigades ümber ehitada ja panna ühe liitumise järgi. Valgu koolil on see asi, et 3. korrus on elektriküttega. Enam ei ole. Enam ei ole nüüd. Ei. Tukkusin 4 aastat. Õige, muidugi. Pelleti kütte. No, ega see selleks, aga lihtsalt ettepanek, et vaadata järgi need asjad, et kus saab kokku hoida. Lõppkokkuvõttes iga ampri maksab. Kui eelarve on defitsiidis, siis tuleb kokku toimuks. Me oleme kokkuhoidusid teinud. No see sellepärast tegelikult oli nii kõrge ennem, aga jah, siis võiks seda vähendada. Kuna tarbimised tõesti elektrikütted kaovad ära ja valgustuse tarbimine läheb leedide peale, et siis saab ampreid vähendada. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aga läheme siis hääletamise juurde. Kes on selle poolt, et vallavalitsusele anda nõusolek hanke korraldamiseks, lepingu sõlmimiseks, Märjamaa valla elektripaigaldiste käidukorralduseks ja hoolduseks aastatel 2022-2025, palun käega märku anda. Kõik on poolt. Vastu võetud. Nii, järgmine päevakorrapunkt on vallavalitsusele hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine, Märjamaa valla tehnilise valve täisteenus ja ATS hooldusteenus 2022-2025. Ettekandja Margus Vaher, palun. Meie vallale on täisteenust pakkunud, valve täisteenust pakkunud aastaid juba Securitas ja nüüd tast sai Foorus, kuna ta liitus Urmas Sõõma firmaga. Ja võime öelda, et me oleme selle teenusega rahul. Selle hindeks võime panna 4. Täisteenus tähendab siis seda, et kõik objektid, mis on meil valve all, kui nendelt objektidelt tuleb häire, kas see häire on siis valvest või ATS-ist
siis sellele reageerib kõigepealt turvateenuse seal on konfidentsiaalsed materjalid. annab käsu patrullteenusele, patrull sõidab objektile, kontrollib objekti üle, kui objektil on näha siis vandaalitsemist või on tulekahju või on mingi muu põhjus, siis ta kutsub kas politsei, kas ta kutsub Päästeameti, kas ta kutsub meditsiinilise abi ja suhtleb nende kutsutud abidega ise ja annab sellest teada alles pärast seda objekti vastutavale isikule. See tähendabki täisteenust. Meil on vanas Vigala vallas siis teistsugused teenused praegu kehtivad, kus objekti eest vastutav isik peab peale häiresignaali saabumist ise objekti kontrollima minema. Ja tänasel päeval on meil 24 objekti, mida turvafirma valvab ja samadel objektidel on siis paigatatud ka ATS ehk automaatne tulekahju süsteem ja ettepanek on ka, et see firma, kes võidab hanke, pooldab ka tehnilise valde seadmeid ja ATS seadmeid. Vanast oli see veel lahus, siis toimus kogu aeg vaidlus, et miks üks ei tule ja miks teine ei hoolda, et kui objektid on peal, siis praegu saab süüdistada ainult teenuse pakkuja ise. Ja siis see teenus läheb meil 4 aasta peale orienteeruvalt maksma 150 000. Nii, kõik. Kas on küsimusi? Andres Jõessaar, palun. Mul on üks küsimus selline, et kas Vigala vallas on oma leping ja millal see siis lõpeb? Et kas need on tähtajatud lepingud, kui piisavalt ette teatada, siis on need võimalik ära lõpetada ja kas me ühtse süsteemi peale ei lähe siis, või ongi eri? No ütleme, et kui on hea leping, siis las olla. Tähendab, ma arvan, et asutustel oleks lihtsam, kui ta oleks täisteenus või ühes süsteemis. Aga ma usun, et Vigala saab praegu odavama teenuse. Ei no siis saabki odavama, kui allasutusjuht ise läheb pätti taga. See rohkem. Ja siis on teine küsimus, et ma saan aru, et praegust seda 2 eraldi süsteemi, et üks, kes valvas ja teine, kes hooldas. Ei, praegu on kõik koos. Sest et aga ma tean seda, et Orgita Midrimaa lasteaias ei toimi see süsteem, et miks seda korda pole tehtud, kui me raha maksame. Ei toimi. Minu arvates ei toimi. Ei ole siiamaani kuulnud seda. Aga valvesüsteem ei toimi. Valvesüsteem ei toimi? Valvesüsteemi aitas mitte midagi toimi. Et kui me maksame nagu aga ei ole asutuse juht kordagi märku andnud, et see ei toimi. No aga ja sellele tehakse juba kuu pool. No just nimelt see ongi, et võetakse ja pärikud ja täidetud ja just käis Päästeamet kontrollimas. Ja toimus? Jah. Toimus? Ainult oli päärikusse kandmata, mis märkus oli aastahooldus või päärikusse kandmata. Minule tuli see... Ma ei tea, võib-olla mul on vana info, aga kontrollige. Ei võib kontrollida muidugi, sest ma tean, suvel see ei toiminud. Okei. Nii, Raivi Laatser, palun. Mul on üks niisugune küsimus, et 150 000 on muidugi päris korralik summa, eks ole, et aga miks meil kindlustused on siis nendele hoonetele asjadele, et kui mõni pisivarass on midagi ära... Tähendab, mis on kindlustus aastamakse? Jah, nii kui nii on ju. On. 6000 eurot dubleerib meil, eks ole. Palju on oma vaates? 6000 on kogu vald. Kindlustus maksab seda ja kui midagi juhtub, siis kindlustus maksab, et miks me peame 150 000 teenust. Ma saan aru, ATS on vajalik, eks ole, see tulekahju
häiresüsteem. Et võtame valveteenuse maha. Jah. Ja kindlustus maksab juhul, kui mingi java, näiteks 150 000 või ütleme küll, mis mõte sellele? Kindlustus maksab tõuseb, no las ta tõuseb natuke, aga mitte 150 000. Küll 16 000 maksame, aga mitte 150 000. Ma lihtsalt ütlen niimoodi. Aga räägime sellest asutuste juhtidega. Kas nad tahavad loobuda valveteenuses? Aga mis see valve... See on nende enda ettepanek. Te teate ise küll, mismoodi see valveteenus toimib, aga tegelikult need tulevad siis, kui juba kõik juhtunud on, eks ole. See Vigala variant oli veel selline, et kujutate ette, et see õblukene naisterahvas peab nüüd minema vaatama, klaas on sisse löödud, ta peab minema sinna sisse ronima sellest klaasist või läheb uksest ja siis kohtuma seal selle murdvargaga, kes on agressiivne. Mitte keegi ei julge seda teha, see on nagu selles mõttes ka niisugune, milleks enda elu ohtu seada, et see on nagu mõttetu asi, eks ole. ATS on okei, eks ole. Ettepanekuga volikogu poole ja volikogu siis ütleb, kas me lõpetame selle teenust hoopis. See on kaaluse koht, ega ma lihtsalt ütlen. Ja väga õige. Aga see on allasutuste juhtide soov. Nemad on soovinud, et me oleme tegelikult juba investeerinud sinna kõvasti. Need süsteemid on kallid, väga kallid asjad. Nii, Triin, ATS-ist ei ole, ma ei räägi ATS-ist. Ei, ka valvesüsteemid. Sellepärast, et juba on ju ka praegu näiteks küsivad, Märjama gümnaasium küsib valve täiendamist videosüsteemi juurde panna. Tahab saada, me käisime siin mäletust ükskord volikogus ettepanekuga luua üle Märjamaa vallaline videovalvesüsteem. See oleks olnud teine selline somm. Nii, Triin Matsar, palun. Tahaks võib-olla lihtsalt täiendada, kui me võtame need tehnilised valved ära, siis see kindlustuse makse, et see on kindlustuse puhul üpriski oluline komponent. See on kindlustuses üks oluline tingimus. Kui meil selle ära võtab, siis me kindlustusmakse võib mitmekordselt suurendada. Kes on keegi rehkendanud või sellist varianti lauale toonud, et ma lihtsalt pakkusin variandi välja, et tegelikult need süsteemid on meie omad, meie oleme nad välja ehitanud, paneme ise ühe venna valvama sinna ja vaatama neid, jälgima neid süsteeme. See on tagasi minek. Raivi, kas sinu kodu ei ole valved? Ei ole, ta pole paragi. Nii, Urmas Krista, palun. Vana televiisor on kõige kallim asi, mis sellised. Ma arvus, mul oli ka selline küsimus, et vaata siin nüüd mingi aeg need olid valves 18 kuni 22 Maximas. Et kas see aeg oli siis ilma valveta Märjamaa vald või? Ei ole. Aga kes siis käisid? Meil oli pult taskus. Ei, pult taskus, aga need pidid ju neid viinavarged taga ajama ju. Jaa, aga kui oli häire, siis Maxima oli teisejärgmine. Teisejärgmine? Aga nüüd need täna enam ei käi, eks ole? Ja teine teema, et palju intsidente oli siis, et nendest olenes väga palju? Sa mõtled intsident... No, et need võtsid nüüd, leidsid lahendasid mingid olukordasid või mis iganes. Kokku? Jah, et umbes, näiteks Märjamaa olevis. Intsidente 4 aasta jooksul on olnud ainult 2, mis vajasid nagu politsei või kellegi vahel sekkumist. Ülejäänud on valehäired, mis toimub iga päev, mõni päev isegi 17 valehäired. Ehk siis 4 korda 150 000. Nad sõidavad valehäired. Ei mõista, ma sellepärast küsingi, eks ole, et... Ja valehäired saab esiga kutsuda, kui sa oled Tartus. Heino Väljats. Jah. Mina olen siin kaasa, kus ma pannud aga võetud teenus maha, siis hakkasid niimoodi üldab ja kuulkused, kui palju see teenus maksis, siis selle raha. See oli, kohe ma ütlen sulle. See oli, vaata ei ütle mul ei tule meelde praegu, see oli nii hästi küsiti meile patrullteenuse eest, et me tahtlastest läks jah. Mul on selline tunne, et see oli 6 eurot kilomeetri patrullteenus. Läbi sõidetud kilomeetri maksis 6 eurot. Ma praegu teile ei ole. Et minu meelest oli, et kui oli vaja bussijaama sõita, me tahtsime, et bussijaamas käis patrull. Siis iga kilomeetri, kes ta käib, sealt ongi Vallamajast bussijaama 1 kilomeetri, oli 6 eurot. Kas on veel küsimusi?
Ei ole. Aga läheme siis hääletamise juurde. Volikogu liige hoiab seda päevakorda seda. Volikogu esimees päev. Noh, tuletage nii. Nii, kes on siis selle poolt, et vallavalitsusele anda nõusolek hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks Märjamaa valla tehnilise valve täisteenuse ja ATS hooldusteenuse eest 2022. kuni 2025. aastani, palun käega märku anda. 18 on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, üks on erapooletu. Täname teid tähelepanu eest. Aitäh! Nii, järgmine päevakorrapunkt on vallavalitsuse nõusoleku andmine investeeringute rahastamiseks. Ettekandja Priit Kärsna, palun. Lugupeetud volikogu liikmed, see punkt tegelikult, kui siin võib-olla eelmine kord avaldati arvamust, et on kuidagi ootamatult tulnud, siis tegelikult on ta suhteliselt pikalt ette valmistatud, nii nagu ütleme Usavalla poole peal ega autosid pole maadanud mitte siis, kui midagi katki läheb, vaid ka korralisi loodusi teinud vanematele masinatele. Ja ütleme, kui siin vanasti tehti isad pojale autosid ja tulin siia ka volikogu istungile üle 30 aasta vanuse autoga, siis paraku need natuke uuemad nii kaua ei kesta. Ja siin on juttu nüüd sellest, et sotstöötajad käisid siis meie Toyota Vensisega, mis on 2002 lõppenud mudel, mis osteti selle Vigala vallavalitsusele uuelt 2003. aastal, mis on tänaseks siis 18 aasta vanune auto. Käidi septembris, kuna oli teada, et nüüd tuleb novembris ülevaatus seda Timberstonist efekteerimas. Kui vaadata natuke auto 24, selline vana Vensis, ütleme suurusjärk on 1000 euri seisukorras masin. Nüüd Timberstoni efekteerimises tehti muidugi asju, mis on nagu korralised, sellised normaalsed hooldused, aga ka sellised, mida nagu sellisel autol enam teha ei tasu. 1000-eurosel autol näiteks karpe vahetama hakata, põhja keevitama, seal on nagu üks põhiargument, miks sellega mitte edasi tegeleda. Seal oli iga teisi vigu, et ütleme, mootori juures oli õlilek, et seal stabika otsa kummi. Üks huvitav rida näiteks, vasak tulepesu käkki mõlemad ei tööta, eks ülevaatusel korustuslik võimalik võib-olla romulatest leida. Ma võin natuke uuema Mazda põhjal tuua näite, kui ma ei tea, et võib-olla Mazda ja Toyota hinnapoliitika on natuke erinev, aga kui mul sõitis üks aasta ühesõnaga Vares, lendas vastu tulepesugi katet, mis on selline plastitükk, siis põhimõtteliselt selline plastitükk ilma värvimata Eurostis Mazda kuuele maksis 200 eurot, ma küsisin üle, et koos tulepesugiga on 650. Ühesõnaga, kui neid romulast ei saa juurde, siis ütleme, originaaljuppid ületavad ilmselt seda auto hinna. Ma Eurostile seekord ka pakkusin, et äkki ma tooks teile kirjakoti täie selliseid plasttükke, et annate mulle vaska kuue vastaga. Sellega nad ka nagu paraku nõus ei olnud. Ja seal on olnud veel, tal on uksehinge tõttuga airbagil, oleme seal korduvalt remontinud, et armatulist tuli ei tuleks. Ja ühesõnaga, kui see septembris käis ka infona osavallakogus läbi, osavallakogu soovitas teha, käisime valitsuses, valitsuse ettepanek siis oligi, et tuleme novembris korralisele volikogu istungile, siis vähesõitnud autoliisimise teemal. Me vaatasime ka esimese hooga varianti, et pakkusime välja, et äkki leiame midagi hinnaklassis kuni 5000 eurot. Ja tegelikult, kui auto 24 nagu läbi käilasime, ega sellest midagi väga head võtta ei olnud. Ja nüüd, kuna on selle peale valimisi läinud tavapärasest natuke pikem aeg ja nüüd novembri lõpuga selle auto ülevaatus saab läbi ja põhimõtteliselt siis on nagu turuseisus teada, et paljusid uusi masinaid
võtsime vastavalt siis sotsiaaltöötajate soovidele, kus me siis algul kaalusime ka näiteks Taatsi ja Tasterit, aga selle kohta öeldi, et sinna meil ei õnnestu neid puudega ja vanainimesi nagu autosse sisse saada. Nad pakkusid välja siit Röönd ja Lingot, me vaatasime erinevaid pilukavariante läbi ja täiesti juhuslikult leidsime siis Viljandi esindusest 2018 mai väljalaskega läbi erakliendi käest olnud 1,6 bensiinimootoriga Lingo, mis oli korraliku varustusega, see tähendab automaat kliima, parkimisandurid, kärukoks, mõlemad poolt liuuksed ja ütleme sellised lisade poolest igati nagu normaalne auto, aga tema põhipoolus oli see, et ta tänase seisuga järel veel 2,5 aastat garantiid, et sel masinal oli siis 6 aastat täis garantii ja sõitnud, kuna ta oli 21 400 kilomeetrit, mis tähendab, et ta on praktiliselt uus auto, siis seda garantiid on järel praktiliselt peaaegu 100 000, 98 600 kilomeetrit. Ja põhimõtteliselt nüüd me algul broneerisime selle tasuta ära, kuna oli lootus, et tuleb nüüd volikogu kokku, aga kuna sellega ei õnnestunud, siis me tegime talle tasulise bronni peale praeguse seisuga, et kui see masin ostetakse detsembri alguses välja, siis et broneerimistasu 500 hinna sees, kui ei osteta, siis see jääb müüjale. Ehk põhimõtteliselt nad ei küsi hinnale lisatasu, vaid siis tavapärane lihtsalt tagatisraha, et kui kaubaks ei lähe, siis seda ka tagatisraha tagasi ei saa. Et mis selle auto katteallikas on, et ühinemislepingu järgi oli meil mõlemal poolel, nii siis nii Viga nagu Märemaa poolel see, et kui müüakse vara, siis see läheb vastava poole investeeringuks selle ühinemislepingu ajal, sellel suvel müüdi maa Araste külas tänava kinnistu 15 000 euriga, et sealt tuleb 500 eurot jääks veel järele ja eile osavallakogu arutas ka seda punkti, osavallakogu toetas seda mõtet, et selle hinna eest see auto nagu osta mõistlik. Miks mitte liisida, et see hind on nii palju väike ja milleks seda liisinguprotsenti maksta. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd erinevate rahade mõttes või mõttekuses rääkida, siis tegelikult on meil ju ütleme täna vallas seis, kus meil on kõigil valla autodel peal see Fleet Complete jälgimisseade. Ma vaatasin järgi valla autodel, me maksame iga kuu selle eest 208 eurot. Põhimõtteliselt selle autot me võiks iga kuu liisida. Mis selle asja mõte on, seda on üritatud põhjendada, et maksuamet nõuab seda. Ei, maksuamet seda ei nõua, sellepärast, et tööandja peab tagama töötajate erasõite ja kui see GPS on peal, siis see iseenesest ei taga mitte midagi. Täna, nii palju kui mina tean, selle GPS-süsteemi andmeid keegi ei ole kasutanud, jah, ta tekitab mingeid päevikukandeid automaatselt, et see inimene, see marsruut, töösõit, aga küsimustele tuleb ikkagi igalühel ise vastata ja põhimõtteliselt Flipkoti puhul on tegemist sellise, ütleks ka suhteliselt inimeste jaoks närvesööva süsteemiga. Eks see ei hakka mitte karjuma siis, kui ma lähen sõitu ja seda oma kaarti nüüd ei näita, vaid ma istun autosse sisse, keelan süüte sisse ja siis see asi sul karjub lihtsalt, kuni ta nüüd reageerib kaardile ja vait jääb, mis on nagu mõnes mõttes arulage lahendus. Ehk minu arvates üks punkt, kus me võiks nagu kaaluda, et kas see süsteemi ikka on sellisel kujul mõte, sest ütleme, kui me vaatame ka nende töötajate seisukohast, me korjame töötajate isikuandmeid, iga ühel, kes autoga sõidab, tal on õigus tegelikult minna täna Ardo vist Aldam tegandi öelda, palun Märemaa vald, andke kõik need isikuandmed, mis te olete minu kohta kogunud ja põhimõtteliselt sellest süsteemist peaks siis väljastama talle kõigi nende
kuna meie volikogu kord ütleb seda ka, et ka kasutusrenti me ei saa sellepärast võtta, et see ei ole trahvita katkestatav. Et ma vaatasin ka, et mis on siis täisteenusrent, et kus ei ole seda lõpetustasu, et ala mingi Opel, Astra või Toyota Aurise klassis masinas küsitakse kuskil 450 kuni 600 euri kuus, et siis, et see on see nii-öelda täisteenusliising siis, et võrreldes selle auto hinnaga, et see tuleks nagu väga kiiresti tagasi ja ma arvan, et see masin, kui teda vähegi normaalselt hooldab, ta sõidab suht muretult vähemalt 5 aastat, mis see taandamine lühidalt kõik. See on lühidalt. Nii, kas on küsimusi? Andres Jõesmäe. Põhjendasid ära, miks see kõik niimoodi on. Nüüd lihtsalt uuele vallavanemale, et uus vallavanem lubas, et hakkab investeeringute kava jälgima, aga nüüd ma saan aru, et tehing toimub vana vallavanema aeg, et siis vana vallavanem on ju paha. Uus on tükk maad parem, et siis nagu klapib kõik, jah. Muidugi jah, et ütleme, raamatupidamislikult ju 5000 pluss on investeering, et ütleme, autot on väga raske üldse ju investeeringuks nimetada, et tegemist on see kuluallikaga, kui me ausad oleme. Need kaalusime, et järsku enda piruka sulle anda, aga vaatasin, hind on odav, et ei saa ikkagi ära anda. Uut ei saa kuskil kätte praegust. See mure on hetkel. Nii, Urmas Krista, palun. Muidugi nii palju siis selles, et ega see auto nüüd nii väga vaimusus ka nüüd ei ole, eks ole, et ega see vastupidavus ja see on üsna karm samamoodi nagu selle Toyota ja soo hinnad on väga kallid tegelikult varuosadena nagu. Või Citroen, vaat ei ole, Citroen või PSO, eks ole, need on tegelikult üks, eks ole, et odav üleval teada. Jah, ei, ma lihtsalt ütlen selles mõttes, et pigem mina oleks läinud ikka uue peale välja. Pole. Nii. Tal on 2,5 aastat garantiiv ja ütleme, mis me saime valale kingitusena Citroen C2, millega ma ise Letsia otsa sõitsin, siis see pidas nagu väga hästi vastu ühtegi paha sõda juurde, et ma varem ei olnud nagu Citroeni kõrgis. Ei, ma absoluutselt toetan seda, aga lihtsalt jah. Rudolf Jeeser, palun. Jaa, selline küsimus praeguse sõiduki aasta läbisõiduks. Prognoosid aasta läbisõiduks. 20 000 sõidata. Tegelikult aasta läbisõidu saaksid vaadata ju kohe selle transpordi taustainfost järele, mis ta ülevaatuste vahel sõitnud on, et see masin oli nüüd 300-400 000 vahel praeguse seisuga. Üldse läbisõit. 18 aasta peale. Ma arvan, 20 000 suudab Ütleme, probleem on selles, et peavad sellega inimesi dialüüsi näiteks, et elektriauto ei vea seda nagu kilometraažit. Ütleme, et elektriautod on ka ju vallavad päris hästi vastu pidanud, et need on tegelikult 2012, et siin on küsimused kauane. Tähendab, põhimõtteliselt need Mitsubishi, mis on, need on ainult Märjam vallas veel alles jäänud. Ülejäänud on kõik kutupiilud juba. Eestis. Kuskil ma nägin veel sõidu. No need on juba jah. Need on juba kokku pandud 5. See on väga hästi hooldatud. See on näha kuskil 15 ja 20 000 vahel olevat aastas. Vähe sõidavad, nendel pole autot vaja, nad sõidaks jalgrattaga. Dialüüs. 1200 kilti kuus. Aga see ongi hea, eks ole, kui ei ole haiged inimesi. Nii, aga kas on veel küsimusi? Ainuke oht on see, et vallateed on viletsad, et nende eest tuleb hoolt kanda, sest et autod lagunevad täna sõidata. Uus vallavanem lubas selle eest sellist. Inimeste autod töö. Aga nüüd teemakas on küsimusi? Ei ole. Aga siis lähme häälestamise juurde ja kes on selle poolt, et anda valitsuse nõusolek investeeringute rahastamiseks, palun käega märku anda. Ja, kõik on poolt. 1,5 tundi järgmine kord laud kaetud meil. Nii. Nüüd on päevakord saanud otsa, aga on tulnud ettepanek vallavolikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks, mis toimub siis 29. novembril, see on esmaspäev ja kell 5 ehk siis 17:00. Palun varuda aega, päevakord on pikk. Päevakorras on 19 punkti. Jah. Miks nii hilja? Miks öö istub? Sest valged inimesed käivad tööl. Sa oled valge särgi käid, valge inimene lepingu kokku. Sest jah,
sellega, et küsimus, et laud on siis kaetud ja suupistud kaetud, sest öö. Võilevad tuleb endal kaasa võtta. Me tahame õhtus öö. Kas see informatsioonipunkt ka on? Jaa, on küll, informatsioonipunkt on ka. Mida täna? Täna ei ole, järgmine kord on infot siis. See pikale see. Järgmine kord on siis suupistetega infopunktiga. Et aga kas on... Ei, aga kas ma vana vallavanemale võin pöörduda? Võid ilma volikogudega pöörduda. Jaa, siin võib ilma volikogud pöörduda. Vallavanem on nüüd meie kõigi teenistused. Vana vallavanem poole, seda ma ei oska öelda. Uue vallavanem poole võib kindlasti. See on amet, miks ole? Vana vallavanem peaks ju veel... On ametis veel. Uut veel ei ole, jah. Nii et sa saad... Küsingi luba. Kas pöörduda või? Mul oleks kiireloomuline probleem. No palun. Ei, no mitte niivõrd, aga seal samas Kalle kodukülas oli selline olukord, kus vald oli pannud oma prügikastid, küll olid nad ühel pool teed, siis eramaa peale, siis olid teisel pool erateed, nad maas ja küliti ja siis ühesõnaga küla ei ole külavanem, aga ta on ütleme, ta on tegelikult vabatahtlik Kentel Jüri, kes on ja võttis siis ja tegi nendele prügikastidele koha ja ta käis vallas seda asja rääkimas ja ma ei tea, mismoodi Margus on siin, ma just sellepärast tahtsin ka seda küsimust küsida, et Margus oli aidanud ta vist meie siis keskkonnaspetsialisti juurde ka kohtingule viia, et seda asja arutada ja siis sealt said nagu näiliselt selle loa, et see siis vald aitab ka selles osas ja sai siis see asi ära tehtud, nüüd on ilusti, aga nüüd on küsimus selles, et mees tellis selle aluse jaoks koormakruusa ja nüüd ei olegi enam nagu maksjad selles mõttes, et küsis siis nagu, või sai arve saadetud, sest nagu kokkulepe oli, aga siis see Anna-Kaisa Kikas ütles, et ei, tema pole tellinud, pole nagu tema business ja see asi ongi nüüd nagu õhus, eks ole, et see ongi see, nagu Rudolf siin eelmine kord rääkis, et kui altpoolt tuleb kuskilt initsiatiiv, et seda ei tohiks nagu ära tappa, et ta lahendas tegelikult Keskkonnaametniku olukorra ära, eks ole. Viis õige koha peale selle prügikasti, tegi selle asja korda, lahendas küsimuse, see on muidu valla otsene ülesanne ja nüüd karistuseks on see, et seda koormakest kruusa ei saa ära maksta, muu asjad nad tegid niikuinii vabatahtlikuna need kõik seal ehitused ja asjad, et lõppkokkuvõttes see 300 kullina. Margus nagu on ka natukene selle asjaga teadlik, et võib-olla ta toetab mind selles küsimuses, et mismoodi me sellistes olukordades peame käituma. Ma võin paar sõna, kui volikogu lubab kommentaarida. Et jah, nii ta oli, nagu Raivi rääkis ja me käisime sellel objektil, see oli väga halva koha peal, see oli keset metsavahet, need pakendikonteinerid peale selle tuul tõukas nad kraavi, rahvas täitis nad kraavis ära ja kraavist tuli siis pakendivedajatel välja tarjuma. Aga mul on hoopis selline ettepanek, kui volikogu lubab, ma rikun finantsdistsipliini ja maksan oma haljastuse eelarvest selle ühe koormakruuse kinni. Tähendab, Adam, selles suhtes mina sellega nõus ei ole, et siin oli kindlasti mingi kommunikatsioonihäire ja Raivi, sina oledki probleemi ja sina oled, kes ei ole raha saanud. Aga kes sulle andis ta proov üldse? Ei ole küsimus selles. Ma tulin selles mõttes selle jutuga siia, et niisuguste väikste asjadega, koormakruusa, inimeste initsiatiiviga meil tekib niisugune palagan, et kas siis tõesti sellel meie sellel Anna-Kaia Kikasel ei ole siis mingisugust oma eelarvet, kus ta saab neid asju korraldada või kuidas tema siis peaks käituma loa andist, aga kokkuvõttes on see teemaa, et see raha eest. Ma mõtlengi, see tee ääres ja vallatee. Aga ega mina ei tea täpselt, mis see kommunikeerimine käis, eks ole, mina olen see lõpplüli, ega ma võin kinkida selle, aga ma räägin, probleem on ja järgmised initsiatiivid me tapame sellega maha, et kui me ei saa niisugused väikseid asjugi ära lahendada. Ei valda on tulnud juba kuri keegi kätte. On, Mis põhjused seda ei maksta siis?
seda tuleb rääkida asjaosalistega põhjustes nii. Kui teedest. Rääkige, ma arvan, et see nii, siis seda tegeletakse siis sellega, jah. Pane märgi, et kontrollitud. Kontrollivad. Nii, aga selleks korraks on tänane volikogu istung lõppenud. Aitäh, et osalesite, jääge terveks ja kohtume juba esmaspäeval.